Sügisel Euroopa päeval oli kindlasti kõige keerulisemas olukorras Narva linn. Ühelt poolt linna peaväljakul Raekoja platsil toimuv Euroopa päeva tähistamine, teisalt sealsamas mõnisada meetrit kaugemal Narva jõe vastaskaldal toimuv võidupüha tähistamine, mis vene keelt kõneleva keskkonna jaoks endiselt ülioluline tähtpäev. Viimase vindini põhja keeratud muusika, sõjafilmides kostuv suurtüki kanonaad ja hävituslennukite rünnaku heli tekitas väga õõvastava meeleolu. Kumba pidu siis narvakas ise eelistab? Мы там погуляли, здесь погуляли, туда потом пойдем. Нам все интересно. Для творчества нет политики. Ну, посудите сами. Я родилась в середине прошлого столетия в России. Приехала сюда, когда был Советский Союз. Это почти 40 лет назад. Чуть больше, неважно. То есть корни мои там. Все мои впечатления юношеские там. Ну как по-другому? Jõe kaldapealne promenad täitub rahvaga kiiresti. Seatakse ennast murule või pinkidel sisse. Kaasa võetud kilekottidest turitavad välja pudelite kaelad. Targemad hoiavad neid põues, sest politsei ja erinevate jõustruktuuride kohalolek on arvuliselt väga võimas. Ning ega see märkamata ei jää. У нас один праздник, на День Европы. День Победы. День Европы я только 3 года назад о нем узнал. Вот как о нем узнал, вот и все. Когда вот мы сюда пришли, вот там была сцена, и это поставили только 3 года назад. Вот спросите у него, кто будет выступать? Нубло. Нубло будет? Эстонский рэпер Нубло. Нубло. Концерт хороший, музыка интересная. Пришел послушать музыку. Я гражданин Эстонии. Путин не интересует, только вот концерт. Только концерт? Только концерт. Россия страна-агрессор. А почему здесь? Почему не там площади Раекоя? А где там? Мне нравится Россия. Мне нравится Россия. Мне тоже нравится Россия, русская музыка нравится. Нет, я родилась в СССР, я родилась в 1984 году, и я уважаю, и несмотря на то, что у меня синее гражданство, я гражданин Эстонии, я уважаю как одну сторону, так и вторую сторону. Ühise vestlusringi arusaam oli lõpuks see, et meil on rahu kõige tähtsam. Päris rahulik õhtu polnud see aga politseile, sest kõigest hoolimata oli neid, kes üritasid ühel või teisel moel silma paista. Mõned intsidentid on olnud ja on olnud ka keelatud sümbolite kasutamine, seda küll mitte Euroopa päeva tähistamise raames, vaid teise kontserdi pidamise ajal. Kinni peetud on kõigest 2 isikut, kes olid agressiivsed ja ülejäänud olid kõik avaliku korra rikkumised ehk siis alkoholi joomine avalikus kohas. On see reede õhtu, et see päev just sellele on langenud ka natukene ikkagi risk? Otseselt riskina ei saaks seda nimetada, aga iga reede õhtu ju on osad inimeste jaoks ikkagi mingi pidu või mingi tähistamine ja lihtsalt see aasta langes nii kokku, et see päev on reede. Keelatud sümboolika kasutamine muutub eriti aktuaalseks just sellistel päevadel. Kas inimesed kasutavad seda ikkagi veel teadmatusest? Teadmatust siin ei saa enam olla. Me oleme nendest keelatud sümbolitest rääkinud alates sõja algusest, nii et siin on kindlasti inimestel tahtlus taga. Eilsete sündmuste taustal nii Tallinnas kui Narvas alustati kokku 23 väärteomenetlust seoses keelatud sümboolika kasutamisega. 2022. aastal oli see arv 142. Kokku fikseeriti eilse päeva jooksul 80 erinevat rikkumist. Vahest kõige tähelepanuväärsem juhtum oli Narvas, kus joobes mees lõi politseiniku.